Iga laps on isemoodi. Mõnel lapsel võib olla puue või lihtsalt natuke erivajadusi. Võib olla, et puude või erivajaduse pärast ei saa selline laps teha kõiki asju täpselt samamoodi nagu teised. Kuid mõnes asjas võib seesama puudega või erivajadusega laps olla just eriti tubli ja andekas. Tal on ainult veidi abi vaja, et kooli ühistes üritustes osaleda. Tegelikult on puudega lapsel lausa õigus kõigis kooli üritustes osaleda ja selleks vajalikku abi saada. Näiteks saab teda aidata tugiisik. Võistluse tingimusi saab muuta nii, et need sobivad ka erivajadustega lastele. Ants on erivajadusega laps. Vaatame, kuidas tal koolis läheb. Ants õpib väikeses klassis. Ta oskab hästi arvutada. Nüüd harjutab ta iga päev koos isaga peast arvutamist. Nad lahendavad üheskoos põnevaid ülesandeid. Ants harjutab ja pingutab selleks, et osaleda matemaatikavõistlusel känguru. Aga õpetaja ei taha Antsu võistlustele lubada. Ta teab, et Ants ei suuda alati kaua paigal püsida. Pealegi räägib Ants vahel tunnis kõva häälega. Nii võib ta võistlustel teisi õpilasi segada. Iga laps peab saama osaleda võistlustel ja tegevustes, mida ta hästi oskab. Vahet pole, kas see on matemaatika või sport. Antsul on olemas tugiisik. Tugiisik aitab Antsul olla rahulik ja vaikne. Ants lubatakse koos tugiisikuga matemaatikavõistlustele. Ta on selle üle väga õnnelik. Ta ei sega kedagi ja kõik on korras. Ants saab võistlustel 7. koha. Antsul läks matemaatikavõistlustel väga hästi ja tal on selle üle väga hea meel.